Tere tulemast tagasi meie nutikodu loomise kursusele ja tänase loengutunni mõte on siis tuua näide ühest võib-olla siis lihtsamast automaatikasüsteemist, mida siis igaüks võib saada põhimõtteliselt oma kodus luua üsna lihtsate vahenditega. Enne seda käime veel mõningad automaatikasüsteemides kasutatavad seadmed, milleni me siiamaani pole veel jõudnud, aga mida teatud tingimustel saab samamoodi siis kodus ära kasutada. Ja siis teises pooles tegeleme juba konkreetsema koduautomaatikasüsteemi näite kirjeldusega. Alustame aegreleest, et tegu on siis tavalise relee keerukama versiooniga, ehk et põhimõttelt, siis tööpõhimõte on tal sama nagu tavalisel releel. Me anname mähisele pinge, sellega siis lülitatakse mingisugused kontaktid kokku, mingisugused kontaktid lahku. Aga, et elu oleks lõbusam, saab releele anda siis ette ka selle, kui kaua need kontakte koos hoitakse. Ja relee ise tegeleb siis selle aja lugemisega ja siis vastavate lülitustega. Ja seda aega saab siis määrata nii sisse kui välja lülitamiseks, ehk et on olemas releesid või siis aegreleesid, mis on suutelised näiteks peale mingisuguse signaali saamist, näiteks mingisugusest lülitist, ootama mingisuguse ettemääratud aja ja alles siis lülitama midagi sisse. Sama on ka välja lülitamisega, et tuleb kuskilt lülitissignaal, näiteks valgustus lülitatakse kohe sisse, aga nüüd relee ise loeb aja maha ja lülitab siis automaatselt valgustuse välja tagasi. Ehk et inimene ise ei pea sellega tegelema. Üks kõige lihtsamaid seadmeid, mida tehniliselt mõttes kasutada saaks automaatikas, kasutatakse väga palju tegelikult. Kasutatakse näiteks siis kortermaja trepikodades, kus siis igal korrusel on siukene asi nagu impulslüliti. See on siis see, et sa vajutad korra ja tema lahti laskmisel siis tema klahv tuleb tagasi algasendisse. See on ühendatud siis aegrelee lüliti kontakti külge ja nüüd selle peale näiteks aegrelee lülitab trepikoja valgustuse sisse ja ootab siis etteantud aja ära ja lülitab selle valgustuse automaatselt tagasi välja. Lüliti asemel võib olla ka liikumisandur, hästi lihtne, aga siis relee enda tööpõhimõte jääb samaks. Erinevatel releedel on siis võimalik valida erinevate funktsioonide vahel. Osadel releedel on rohkem funktsioone, osadel vähem, aga põhiline just see sisse-välja lülitamine viitega on kõigil enamasti olemas. Näeb välja näiteks siis selline, kus siis kaks ülemist nuppu määravad siis selle niinimetatud rakendumisaja, ehk et kui kaua relee on siis oma nii-öelda siis rakendatud olekus. Tähendab siis seda, et kui kaua siis need kontakte koos või lahus hoitakse, enne kui minnakse nii-öelda puhkolekusse tagasi. Ja alumine nupp on siis funktsiooni valimiseks. Enamasti on releedel ka need funktsioonid ära kirjeldatud, et mida seal need tähed tähendavad, kuna relee enda korpuse peale väga palju teksti ei mahu, siis on funktsioonid tähistatud näiteks tähtede või numbritega ja siis kas siis relee manuaalis või ka relee külje peal on siis ära toodud, ütleme, et mida see funktsioon siis täpselt teeb. Et on olemas ka näiteks ütleme, mingisugune blinkiv funktsioon näiteks, mis iganes, et need on kõik ära kirjeldatud kuskil siis relee juhendmaterjalides, ehk et tasub lugeda juhendeid. Konkreetne antud relee on siis mõeldud elektrikilpi paigaldamiseks, töötab jällegi alalispingega, alalisvooluga, et näha on, ütleme, et A1 ja A2 kontaktid on siis ühel on pluss juures, teisel miinus juures, et ta töötaks siis nii-öelda alalispingega kindlasti. On ka aegreleesid, mis töötavad vaheldupingega ja nii edasi. Et alati relee valikul tuleb jälgida, et mis pingevahemikes relee on mõeldud töötama ja jälgida tuleb siis kahte erinevat pingevahemikku. Üks on siis see, et mis on see relee mähise pinge, mis võib olla 24 volti, võib olla 230 volti ja nii edasi. Ja samamoodi ka see, et millist pinget ja millist voolu siis tema nii-öelda jõukontaktid lülitavad või siis on suutelised lülitama, et see on alati
releele kuskile kirjutatud, et ise leiutama ei pea, lambist võtma ka ei pea, et need numbrid on alati määratud. Aegreleest keerukam seade on programmkell, kus siis saab ette määrata kellaaja, mis kellaajani mingisugust tegevust tehakse. Enamasti kasutatakse mingisuguse seadme sisse-välja lülitamiseks täpselt kellaajaliselt, samamoodi ka valgustuse juhtimine. Osadel programmkelladel on olemas ka sisse ehitatud päiksetõusu loojangu aja arvutamine. Ehk et saad öelda, ütleme, et näiteks päiksetõusust päikseloojanguni hoia mul näiteks välisvalgustus sees. Et sellist lahendust saab täiesti vabalt teha. Enamasti on programmkelladel sisse ehitatud võimekus just nädala kaupa programmi loomiseks, et näiteks esmaspäeval lülitame tuled sisse näiteks 8 hommikul ja lükkame välja kell 12 päeval, mis iganes põhjusel on ju. Teisipäeval teeme siis näiteks 10-2, kolmapäeval 12-2 ja nii edasi. Et see siis on iga päev üks ja sama režiim, selles mõttes ütleme, et igal nädalapäeval siis erinevatel nädalatel on üks ja sama režiim, ehk et esmaspäeviti tehakse ühte asja, teisipäeviti teist asja, kolmapäeviti kolmandat asja ja nii edasi. Et samamoodi saab määrata, et kui taha iga päeva kohta seda teha, vaid ongi, ütleme, et ma tahan, et iga päev näiteks kõige lihtsam koht, kus mina olen seda kasutanud, on boileri juhtimine. Boileri lülitatakse sisse näiteks kell 6 õhtul, kui peaks olema juba suht odav elekter, on ju, või kell 8 õhtul, lükatakse näiteks kell 12 öösel välja, et vett soojendada odava elektriga näiteks, siis saab ka määrata niimoodi, et ongi, ütleme, sul on päevad üleselt, igapäevaselt ühe korra siis programmeerid ära ühe elemendi ja see töötab iga päev ühtemoodi. Ja neid programme saab pahatihti olla rohkem kui üks. Ja siin siis on nüüd see nüanss, et tuleb vältida nii-öelda konfliktseid juhtimiskäske, ehk et halb olukord on see, kui sul üks programm ütleb, et mingisugune asi tuleks lülitada välja sellel kellaajal ja teine programm ütleb, et see asi tuleb sisse lülitada, et siis seal tekivad anomaaliad ja asjad ei tee seda, mida me ootaks, et nad teeks, oleks siis õigem öelda. Nii, näevad välja siis sellised, vasakpoolne on siis mõeldud kilpi paigaldamiseks, programmeerimine käib siis 4 nupuga, samamoodi kellaaja seadistamised ja kõik muud asjad. Ja parempoolne tegelikult käib tavalisse pistikupessa, mille järgi käib siis see seade, mida juhitakse. Ja seal on siis sisse ehitatud elektroonika, mis siis neid kontakte siis sisse välja lülitab. Osad kasutavad seesmiselt kõige tavalisemat releed kontaktide lülitamiseks. Mõned kasutavad ka niinimetatud pooljuhtreleed. Pooljuhtreeleeni jõuame täna, et mis elukas see selline on. Aga programmeerimine käib jällegi täpselt samamoodi 6 nupuga, midagi väga keeruliselt tegelikult ei ole. Ja meil on ka alati juhendid kaasas, et kuidas seda täpselt tegema peaks. Ja mõlemad on siis mõeldud 230 voldi tööpiirkonnas töötama. On ka muid lahendusi juhtimiseks. On olemas ka siis taimerid, millele on võimalik siis põhimõtteliselt määrata mingisugune programm. Neid on kergem seadistada, nad on pahatihti natuke odavamad, aga ei toetata mingisuguseid väga keerukaid programme ja kindlasti ei saa neid programmeerida nädalapäevade kaupa. Et tema teeb 24 tunni jooksul omad otsused, täpselt nii nagu on ette antud ja nii ta töötab. Et kui tahta nagu iga päev mingit erinevat asja teha, siis seda kahjuks sellised taimerid ei võimalda. Neid on siis jällegi mitut erinevat tüüpi, 2 tükki on siis pildil ära toodud. Mõlemad töötavad üsna sarnaselt, et neil on liigutatavad siis kontaktid ümber mingisuguse rõnga, kus siis ühes asendis olev kontakt määrab ära, et nüüd lülitatakse väljund sisse, kui see kontakt on teises asendis, jäetakse väljund sisse lülitamata ja see rõngas siis tiksub ööpäeva, teeb siis täisringi ööpäevaga ja siis vastavalt sellele, et mis asendis seal need lülitid või siis asendused on, vastavalt sellele siis see asi ka käitub, ehk et lülitab oma väljundit. Ja seadistamine käibki suhteliselt täpselt niimoodi, et sa teed selle täisringi ära,
õiges kohas lükkad need lülitid siis õigesse asendisse ja siis selliselt see asi hakkab tööle. Ja töötab see nii kaua, kuni keegi tal voolu ära ei võta. Ja nüüd siis jõuame tegelikult viimase teemani, alateemani, peaks olema viimane, kus siis võtame natukene kokku selle, mis me siiamaani rääkinud oleme ja näitan või siis selgitan ära, et millist automaatikasüsteemi mina endale koju ehitaks, kui mul tekiks selle järgi mingisugune mõte või vajadus. Et näited on siis võetud üsna odavad, üsna lihtsad ja üsna kergesti programmeeritavad. Peakontrolleriks kõige lihtsam asi, mida kasutada tänapäeval on siis Raspberry, kas siis Pi 4 või Pi 5. Sisuliselt Pi 5 on natuke võimekam, aga ka nõksa kallim kui Pi 4, aga Pi 4 tegelikult teeb väga palju seda sama asja ära, või siis on võimeline töötama siis umbes samade asjadega nagu Pi 5. Ja seal on täpselt see koht, et kes kumba tahab, Pi 5 on uuem. Et selle võrra siis natukene tulevikukindlam. Ruumidesse paneks mina siukse eluka nagu ESP32. ESP32 eelistini ma jõuan kohe, miks mitte Arduino. Sisuliselt vahet poleks, teevad mõlemad sama asja ära, sama töö, lihtsalt etteruttavalt on nii palju, et ESP32 on võimalik ühendada Wi-Fi võrku, Arduinot mitte. Anduriteks siis ruumipõhiselt, kas siis THT11 või THT22 temperatuuri ja suhtelise õhu niiskuse mõõtmiseks. PIR ehk et siis passiivne infrapunaandur oleks siis ruumis viibimise tuvastamiseks, ehk et tegemist ei ole siis seadmega, mis näiteks ära kui mitu inimest meil ruumis on, aga ta näitab, kas mingis ruumis mingit liikumist on. Täituriteks saab siis kasutada näiteks häiredeta mootorit, millest me rääkisime siis eelmine loeng natukene, näiteks siis ruloode või kardinate liigutamiseks. Ja releed saab kasutada siis näiteks tulede juhtimiseks. Kuna tuled tarbivad pahatihti rohkem voolu, kui konkreetse kontrolleri väljund võimaldab, siis tuleks sinna relee vahele panna. Muidu on oht kontrolleri väljundiselt maha põletada. Ja häiredeta mootorile samamoodi käib siis mingisugune juhtplaat ette, mis siis on võimalik otse ESP32-ga ühendada või ka Arduinoga tegelikult. Aga et siis see kontrollerplaat ise siis annab mootorile juba õiged pinged voolud peale ja see tegelikult töötab. Ja tema talub siis oma väljundites suuremaid voolusid kui see mikrokontroller siis. Ja mikrokontrolleri all peame siis praegu hetkel silmas ESP32, aga sama asja annab ka Arduino peal teha. Mis ma unustasin rääkida Raspberry Pi kohta, oli see, et Raspberry Pi peale saab teha logimist, ehk et tema võtab siis kõikide ruumide ESP32 pealt mingisugused andmed kokku, paneb nad siis kas kuskile andmebaasi või mingisugusele kõvakettale, mingile muule mäluseadmele, mälupulk, mis iganes. Et sellega tekib siis tagasiulatuv logi, et mis juhtudel mingisuguseid asju lülitati, millised temperatuurid mingites ruumides olid ja nii edasi. Aga see on siis, ütleme, Raspberry Pi võimekus täiesti olemas. Ja samamoodi saab tema peale ehitada ka lihtsalt veebiserverit, et siis kasutaja saaks nagu jälgida, et mis tema hoones toimub, ilma ta peaks logisid lugema, saab siis ilusa pildi sinna teha tavakasutaja jaoks. Raspberry saab siis ühendada võrku kas siis üle Wi-Fi või siis arvutivõrgu kaabliga, mille eesmärgiks on siis see, et see võimaldab kodus toimuvat näiteks eemalt jälgida, aga siin on siis see koht, et kui me tahame eemalt jälgimist teha, siis tuleb tähelepanu pöörata küberturbele, et pahalased ei saaks meil võrku ligi, mingisuguseid jamasid kokku keerata, et siis kindlasti peaks olema ühendus krüpteeritud, kasutama siis SSL-i sertifikaate ja muid sääraseid asju. Ja tugevaid salasõnasid ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Muidu on koduvõrgule liiga lihtne ligipääsemine. Samamoodi saaks siis teha kaugjuhtimist, ehk et näiteks jälgida, kas mingist toast tuleb põlevad, kui põlevad ära kustutada ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. ESP32 on siis sisse ehitatud Wi-Fi võimekus, ehk et neid annab siis Raspberry'ga üle Wi-Fi ühendada. Mina kasutaks siis staatilisi IP aadresse,
et ei tekiks probleeme, et mingi seade ei saa järsku ühendust. Need saab seadmetes enestes ära määrata, teatud ruuterites saab samamoodi öelda, ütleme, et konkreetne IP on mõeldud siis konkreetselt selle seadmele ja nii edasi, lihtsustab selle võrgu püstipanekut kuni selleni välja, et on olemas mingisugune Wi-Fi alamsegment, mis siis ongi mõeldud ainult andurite võrgu jaoks. Et igast asju annab teha, kui on piisavalt häid seadmeid. Ja siis ESP-ga, ütleme, ühendatakse ülejäänud seadmed ehk et andurid ja täiturid erinevate kaablitega. Nõrkvoolukaableid on saada poest päris palju, päris erinevaid, et vastavalt vajadusele siis õige kaabel osta. Jälgida tuleb siis seda, et ühendatakse asju nii-öelda vale pidi, kuna kõik need edasi tulevad seadmed töötavad alalist pinge peal, siis toiti pinge võiks olla ikkagi õigetpidi peale ühendatud. See on nagu seadmete elueale ja töökindlusele kindlasti kasulik ja jälgida ka kindlasti seda, et millist andmeside protokolli kuskil kasutatakse, et teatud asjad töötavad I2C-ga, mootori juhtsignaalid pahatihti edastatakse näiteks PWM-i kasutades, ehk et eelmise loengu teema jälle, et sellised asju peab jälgima. Ja samamoodi siis see, et tuleb ära määrata, et millise siis ESP viigu või pinni külge midagi ühendatakse ja kindlasti ei saa nagu ESP kaudu pahatihti edasi anda näiteks toite lahendust. Ehk et ESP väljunditel on voolupiirang peal, et liiga palju vooluda ei suuda nagu endast edasi anda, aga juhtsignaali küll, ehk et siis võib-olla on vaja kuskilt lisatoide peale tuua, et seda peab ka natuke jälgima. Aga põhimõtteliselt ei ole seal midagi eriti keerukat. Struktuurselt näeks ta välja siis midagi umbes sellist, kus meil siis on kõigepealt on siis peakontrolleriks on Raspberry, ehk et siis Raspberry ise näeb umbes selline välja. Tema all on siis mingisugune ESP, 3 tükki, need on need lillad. Ühendatakse siis üle raadiovõrgu, joonisel siis punane tähistab raadiovõrku ja roheline joon tähistab siis kaabelvõrku. Ehk et siis ESP-d on ühendatud Raspberry külge üle Wi-Fi. Ehk et ESP-st edasi tuleb THT22, mis siis mõõdab ruumi niiskust ja temperatuuri. Samamoodi on siis ESP külge kaabliga ühendatud liikumisandur, mootori juhtplaat, siin hetkel näidises on ära kasutatud harjavaba mootor ja samamoodi on siis tulede lülitamiseks pooljuhtrelee. Et mis elukad need sellised on, selleni ma ka kohe jõuan. Aga jah, et niisugune struktuurne skeem oleks siis üsna mõistlik kasutada näiteks. Ehk et jah, nagu ma ütlesin, seadmete selgitus, siis seadmete selgitus tuleb nüüd kohe järgi. Ehk et siis kõigepealt räägime Raspberry Pi'st, kas siis 4 või 5, seal funktsionaalsuse poole pealt vahet ei ole. Et nagu ma ütlesin, et 5 on natuke võimekam kui 4, aga sisuliselt saab sama asja ära teha ka 4-ga. Ilmselt siin ma olen ära toonud pigem 5 kui 4. Ehk et ma ei mäleta, kas 4-l on CPU nõrgem või mitte, aga RAM on mõlemal, ehk et siis vahemälu on mõlemal 2–16 gigabaiti. Ehk et siis mudeli ostmisel tuleb see valik teha. 2 ei soovita, 4 ka enam ei soovita, mitte vähem kui 8. Ehk et siis minu soovituseks 8 või 16, et need on siis võimalikult tulevikukindlad. Raspberry'l on olemas oma enda opsüsteem, mis on küll oma olemuselt Linuxi laadne, aga mitte väga karta. See ei ole nii hirmuäratav, kui see alguses tundub. Pythonis programmeerimise poole pealt väga paljud asjad on tegelikult juba olemas. Et kui natukene netis ringi otsida või mingisuguseid AI lahendusi kasutada, siis saab selle üsna lihtsa vaevaga tegelikult juba tegema seda, mida on vaja teha või mida sa tahad, et ta teeks. Et ta saab olla veebiserver, et selle lahenduse tegemine ei ole väga keeruline. Temale on võimalik tekitada ka andmebaas, saab teha mõlemat, et ta on selleks piisavalt võimekas. Võimalik on teha ka kaughaldust, aga nagu ma ka juba enne ütlesin, siis kaughalduse puhul
tähelepanu pöörata küberturvalisusele, mitte see, et küll ma kunagi, vaid et võimalikult kohe varakult, sest et nii kui sa midagi kuskil oma võrku kergelt ligi lased, leidub pahalasi, kes seda juba ära kasutavad, et see käib suhteliselt kiiresti, et kui ei taha riskida või aega tegeleda, siis pigem jätta tegemata, kui et teha poolik lahendus ja lõpuks on see, et tuled teevad laes lollusi ja kardinad käivad, kuidas ise tahavad, et sellised ründed ei ole üldse mitte haruldased. Aga mis siis on Raspberry mõte, on see, et ta kogub ruumides siis sisekliima andmed ja näiteks täiturite olekut kokku, salvestab nad näiteks andmebaasi ja kuvab siis selle info näiteks veebiliidese kaudu või siis mingisuguse muu rakenduse kaudu kuskil siis kasutajale. Miks ka mitte näiteks kuskil telekas või kus iganes. Et see on täiesti vaba lahendus, kuidas seda täpselt teha. Et jällegi internetis on materjali küllalt ja väga paljuski on kujutluse enda piir, et selles mõttes nagu selle lahenduse tekitamist ei ole väga keeruline leida. Elukas ise näeb välja selline, talle on müügil ka igasuguseid korpuseid, tema enda küljes on ka olemas siis erinevad siis väljundid, nimetatakse kirjanduses seda GPI-jooks ehk et General Purpose Input-Output. Põhimõtteliselt oleks ta suuteline ise juba mingisuguseid seadmeid juhtima, aga antud lahenduses mina seda ei teeks, lihtsalt sellepärast, ütleme, et ma jätaks selle seadme tegema konkreetselt nii-öelda siis 1-2 ülesannet, ehk et see on siis andmete kogumine, andmete kuvamine, võib-olla kolmas oleks siis kaugelt juhtimine, nii-öelda kaugelt, ehk et näiteks sul on võimalus, ütleme, telefonist näiteks juhtida mingisuguse rakenduse kaudu. Jällegi, netis on materjali küllalt, kuidas neid rakendusi saab teha ja selles mõttes ei ole väga keeruline. Aga et ma ei paneks teda siis ennast siis veel lisaks juhtima mingisuguse toa mingisuguseid seadmeid. Et pigem oleks tema rida olla see kontroller, peakontroller siis lihtsalt süsteemis. Selleks on ta piisavalt võimekas ja las ta teeb pigem ühte asja hästi, kui et mitut asja mitte enam nii hästi. Siis on siukene seade nagu ESP32. Sellega on võimalik teha siis lihtsam ruumikontroller. ESP32 on olemas ka erinevaid pisikesi ekraane, kus siis saab mingit infot kuvada. Jällegi erinevad lahendused netist leiab väga palju materjali selle jaoks, et mida, kus ja kuidas täpselt kasutada, aga miks mitte, ütleme, kõige lihtsam ekraan juba on parem kui mitte midagi. Koduse võrguga või siis Raspberry'ga ühendub siis üle Wi-Fi. Programmeeritav on ta siis Arduino IDEs kindlasti. Samas võid kasutada ka näiteks Circuit või MicroPythonit, et kui keegi tunneb ennast Pythoni maailmas juba enam-vähem koduselt mingil põhjusel, siis ESP ei pane piirangut peale enam, et kindlasti pead Arduino IDEs tegema ja kindlasti C++, ütleme, vaid et võid ka juba MicroPythoni peale minna, mis on tavalisest Pythonist natuke erinev, aga mitte nüüd nii palju, et natuke see õppimise lugemisega seda nii-öelda teha ei oleks enam võimalik. Tal on siis erinevad andmesideliidesed, I2C näiteks on olemas, SPI on olemas, üsna vabalt saab neid pinne kasutada andmeside jaoks, et kui Arduinol on üsna täpselt ette määratud, milliseid pinne mille jaoks kasutada saab, siis ESP-de maailmas on see suhteliselt vaba. Natukene tuleks dokumentatsiooni lugeda, aga väga hulluks ei tasu minna. Ja ühe ruumi juhtimiseks on ta piisavalt võimekas, et mis on ESP32 puhul eeliseks on see, näiteks ESP8266-ga võrreldes või siis ka Arduinoga võrreldes on see, et on olemas 32 seeria kontrolleri, millel on siis protsessor mitmetuumaline, see tähendab lihtsalt seda, et sa saad korraga panna tegema antud seadme rohkem kui ühte asja. Et kui seda õigesti teha ja hästi teha, siis see on tegelikult päris lõbus. Näeb oma olemuselt näiteks välja selline, neid on ka erinevaid. Kui seda struktuurskeemi vaadata, siis seal oli S32, S2 nii-öelda siis V-room konfiguratsioonis
siin on siis natuke tavalisem ESP32, kui tavaliselt keegi räägib ESP32, siis see on see, mida tavaliselt silmas peetakse. Aga jah, tal on olemas hunnik piike, nagu ma juba mainisin, et sõltuvalt siis versioonist võib nüüd isegi olla rohkem kui Arduinol, väga mugav seade kasutada. Ja Wi-Fi antenn on tegelikult pildi peal nõksana isegi näha, aga mitte kõige paremini. Ehk et seal taga, selle halli korpuse taga on siis tegelikult tema antenn ka. Tavaliselt kodus saab piisavalt hästi oma levi kätte. Et seda ei ole ka väga vaja karta, et ta Wi-Fit nagu kätte ei saaks. Siis temperatuuri niiskuse mõõtmiseks on siis valikus kas siis THT 11 või 22, töötavad mõlemad suht sarnaselt. Igasugused teegid asjad on olemas netis, saab kasutada, ei ole väga suurt probleemi. Mõõdab siis õhu puhul siis nii temperatuuri kui suhtelist niiskust. Kuna suhteline niiskus on temperatuuri tundlik, siis seade nagu nii peaks temperatuuri mõõtma. Ta lihtsalt väljastab ka selle temperatuuri kontrollerile, ehk et siis piisab ühest seadmest, et juba saada 2 andmepunkti kätte. THT 22 on siis natukene võimekam, kui on THT 11, selle võrraga nõksa kallim, ehk et siin ongi see, et mis on see eesmärk, et mida teha tahetakse. Pahatihti THT 11 täiesti piisab, aga kui tahta midagi täpsemat teha, siis saab THT 22 ka. Et THT 22 on siis see, et ta töötab ka laiemas temperatuuri vahemikus, sealhulgas miinuskraadide juures. 11 tahab ikkagi plusskraade saada ja on siis ebatäpsem. Näevad on siis välja sellised. Osakpool on siis THT 11, parempool on THT 22. Suhteliselt vabalt kätte saadavat siiamaani veel. Siis on meil passiivne infrapuna andur nii-öelda kohaloleku kontrollimiseks. Kõik asjad, millest me siiamaani rääkinud oleme, muideks töötavad 5 voldi peal, sealhulgas ka siis see, mis on näites ära toodud, töötab 5 voldi peal, alalispinge ja nii edasi. Tuvastab, kas siis ruumis on inimesi või liikumist, ehk et kui inimene seisab paigal, siis pirri ei pruugi teda enam näha ja tuled lülitatakse välja, ehk et ta pigem jälgib liikumist, aga kui inimene just tuleb tuppa või siis siseneb tuppa, siis see piir kindlasti tuvastab selle. Programmiselt saab siis selle baasil teha väga keerukaid lahendusi. Sulgudes olen toonud siis selle ära, et ESP kui aegrelee on ju. Ehk et ESP puhul, ESP-s programmiselt kirjutad ära, ütleme, et ahah, mul tuli piirilt signaal, ehk et mingi liikumine tuvastati. Nüüd me paneme tuled põlema ja ootame nüüd näiteks 10 minutit, et tuled kustu lasta. ESP-s on see programmeeritav suhteliselt lihtsalt tegelikult. Ja tulede juhtimiseks siis kasutada siis näiteks pooljuhtreleed. Kuidas see loogika välja näeks, oleks siis selline, et ESP saab siis pirrilt mingisuguse sisendi, et toimus liikumine, mis järel lülitatakse relee sisse. See siis omakorda lülitab ruumis sisse valgustuse, ehk et siis see pooljuhtrelee ja valgustus sisse lülitatuna olemise aja saab programmeerida ESP-s või saab ka kasutada erinevad aegreleesid, et jällegi igasugused erinevad lahendused on olemas, välja mõeldud, netis ära kirjeldatud ja nii edasi. Et neid asju saab teha. Näeb ta oma olemuselt ühes versioonis välja selline, neid on ka erinevaid. Selle saab siis ruumis paigaldada sisuliselt kuhu iganes, sellele saab samamoodi 3D printida mingi korpuse. Ma olen täiesti veennud, et mingisugused korpuse lahendused on juba netis olemas ka, et ei ole vaja isegi 3D mudelit hakata looma, vaid et netis saab vabalt kätte midagi. Nüüd räägiks natukene ka sellest, et mis elukas see pooljuhtrelee siis tegelikult on. Ma olen päris mitu korda maininud pooljuhtrelee, mis asi see siis on. Oma olemuselt on olemas siis pooljuhtreleesid, mis töötavad 5 voldi peal näiteks, aga on suutelised lülitama 230 voldi seadmeid, sealhulgas siis valgusteid. Natukene tuleb jälgida siis voolupiiranguid relee dokumentatsioonist, aga põhimõtteliselt sellised asjad on olemas, suhteliselt vabalt kätte saadavad, ei ole midagi eriti keerulist,
nende kasutamine. Tavalise relee ees on tema eelis see, et tal on siis väiksem voolutarve kui tavareleel, ehk et ei kasutata otseselt mähist, vaid on siis mingisugused elektroonikakomponendid siis lülitamiste jaoks kasutuses hoopis. Puuduvad mehaanilised osad, tänu sellele ei ole midagi, mis kuluda saaks otseselt. Kui relee puhul ikkagi on kontaktidel oma konkreetne lülitamiste arv, siis pooljuhtreleel seda tegelikult ei ole. Ja samamoodi siis ei tee see pooljuhtrelee lülitamisel häält. Tavaline relee, siis kui mähisele anda pinge, teeb mingisuguse klõpsu, sõltuvalt releest võib see klõps päris vali olla, et siis pooljuhtrelee on täiesti vaikne, ta ei tee mitte ühtegi piiksu. Et sellepärast on koduseadeda kasutada isegi näiteks magamistoas, et sa ei kuule teda. Seismiselt siis on kasutusel MOSFETid näiteks, ehk et siis need suure voolu juhtimise transistorid, ütleme siis niimoodi, et väga keeruliseks ja hulluks ei läheks nende seadmete kirjelduse juures, et elektrilise eralduse tagab siis seismiselt kasutatav optron. Miks on vaja elektriliselt eraldada? Meil on 5 voldi vooluring, mis siis seda releed juhib, ja me lülitame 230 voldi seadet näiteks, siis oleks vaja need 2 pingevahemikku või siis 2 ahelat üksteisest ikkagi eraldada, siis selle tagab näiteks seismiselt kasutatav optron. Ehk et see siis tähendab, et meil on juhtahelas infrapunaleed näiteks ja jõuahelas on MOSFETi fototransistor, mis tähendab seda, et kui infrapunaleed pannakse põlema, ehk et tuleb signaal näiteks ESP-lt, et lülitamul tuleb põlema, siis lülitatakse selles pooljuhtrelees seesmiselt infrapunaleed sisse. Temaga on siis kohakuti MOSFET fototransistor, mis siis seda infrapunaleedi valgust või on siis suuteline reageerima sellele infrapunaleedi valgusele ja lülitab siis vastavalt sellele enda jõuahela siis ka sisse. Aga 2 asja ei puutu omavahel elektriliselt üldse kokku. Ja tänu sellele on see tegelikult väga-väga ohutu kasutada. Aga jah, nagu ma vist juba jõudsin korra mainida, et jälgida tuleb siis pinge ja voolu piiranguid ehk et nii selle juhtahela poole peal ehk et millist pinget ootab relee oma sisendisse ja ka jõuahela poole peal, et kui suurt pinget ja kui suurt voolu see konkreetne relee on suuteline juhtima. Neid on erinevaid, sellepärast on see ka siia välja toodud, et neid asju tuleb jälgida ehk et kõik, mis on kirjas voltides, amprites, on tegelikult oluline jälgida, et suvalisi asju suvalisse kohta ühendades on suhteliselt suur tõenäosus, et midagi läheb valesti ja midagi kas põleb maha või ei hakka tööle või mis iganes sellist, et selliste asjade nagu vältimiseks siis oleks mõistlik natukene süveneda. Aga tegelikult ütleme, ei ole seal mitte midagi kaelamurdvat siis nii-öelda. Näeb siis üks versioon pooljuhtreleest välja umbes selline, kus siis ühele poole tuleb siis sisendsignaal ja teiselt poolt liigub siis välja juba väljund. Et konkreetse eluka puhul peaks siis olema niimoodi, et see vasakpoolne on siis nii-öelda lülituv kontakt selles mõttes, et lülitus seal otseselt ei tehta, lihtsalt transistor kas siis lubab voolu läbi või mitte. Ja paremal pool on siis juht, kõigepealt siis toitepinge, et relee on pideva pinge all ja siis see CH1 on siis nii-öelda juhtsignaal. Ehk et kui see tõsta näiteks 5 voldi peale, transistor avaneb ja lubatakse siis see 230 volti vasaku poole kontaktidest läbi. Kui on CH1 peal pinge 0, siis seda ei lubata. Et see on nagu suhteliselt lihtne juhtimine ka veel kõigele lisaks. Et midagi nagu ülikeerulist siin tegelikult ei ole. Siis on meil olemas ka veel mootor ruloode või kardinate juhtimiseks. Põhimõtteliselt saab kasutada kõik alalisvoolul töötavaid mootoreid. Natukene tuleb seal siis vastavalt olukorrale, situatsioonile jälgida või siis välja mõelda mingisugune lahendus, et kuidas see mootori näiteks pöörlev liikumine saada kulgliikumiseks ja nii edasi, aga jällegi need lahendused on suhteliselt lihtsalt netist leitavad, et seal ei ole mitte midagi sellist väga keerukat, et mingisugused ülekanded, mis iganes,
et see kõik on tegelikult suhteliselt lihtsalt saavutatav ja midagi väga kallis seal tegelikult ei tohiks olla. Ühesõnaga, ükskõik millist mootorit sa siis otsustad kasutada, tuleb siis vastavalt sellele valida ka siis juhtplaat, et seda mootorit juhtida, eeldusel mõlemad pidi. Ja kui me liigutame näiteks ruloosid või kardinaid, siis need on ju vaja liigutada siis aknale ette ja aknale eest ära, et siis mootor peaks liikuma mõlemas suunas. Et siis juhtplaat on oluline ja see tuleb jälgida siis, ütleme, et juhtplaat sobiks konkreetsele mootorile. Et ühesõnaga, et juhtplaadi valik sõltub mootori valikust, ehk et ma ei saa juhtida näiteks SAM-mootorit H-sillaga, see lihtsalt ei tööta, et aga jah, ja samamoodi tuleb ka siis jälgida seda, et juhtplaat vastaks siis mootori parameetritele ka pinge ja siis voolu osas, et muul juhul on lihtsalt oht, et midagi lihtsalt läbi põletada. Siin on üks nüanss on see, et kui näiteks juhtplaat lubab maksimaalseks vooluks, ütleme seal selliste mootorite puhul amper on juba päris ilus number ja mootor näiteks tarbib seal võib-olla 100 milliamprit, siis need kaks asja klapivad kokku. Ehk et juhtplaadi maksimaalne vool võib olla suurem mootori tarbitavast voolust. Vastupidi ei tohiks olla. Jah, mootori külg on siis võimalik ehitada ruloode või kardinate liigutamiseks vajalik ülekanne, võimalusel 3D printida midagi, et täiesti okei lahendus, miks mitte, et see on täiesti mõeldav lahendus. Osad mootorid vajavad siis eraldi sõltumatut toiteallikat, enamus mootorid vajavad sõltumatut toiteallikat, selles mõttes, et ESP-lt otse toidet anda ei saa kahjuks. Eriti kui mootori pinge on näiteks ESP toitepingest isegi erinev, siis tuleb see toitelahendus läbi mõelda, aga jällegi see sõltub siis valitud mootorist ja muudest asjadest, et päris täpselt niimoodi praegu ette anda on natuke keeruline, aga näiteks ütleme, mitte keegi ei keela kasutada akupanka, millel on akupangast välja võtta näiteks USB-C-ga midagi ja selle baasil ehitada siis kogu ruumi näiteks toitelahendus töötab päris ilusti. Samamoodi saab põhimõtteliselt ära kasutada ka kõiki telefoni laadimise adaptereid, et natukene mõelda asju läbi, et teha asju turvaliselt, aga et põhimõtteliselt on sellised asjad täiesti võimalikud. Saab teha igasuguseid patarei akutoitel lahendusi, et jah, seal on nagu lahendusi mitmeid. ESP-s saab siis programmeerida näiteks aja järgi juhtimist, eriti kui ESP nagunii põhimõtteliselt läbi Wi-Fi saab ligi ajaserverile mingisugusele, neid on ka rohkem kui üks, on ju, et ta teab, mis on konkreetne praegu kellaaeg näiteks, siis saab anda ette, et see kellaaeg tee mul näiteks sellist asja või sellel kellaajal pane mul näiteks rulooaknale ette või võta rulooakna eest ära, on ju. Samamoodi käib ESP külge ka selline asi nagu reaalaja kell, millel on siis see, et programmiselt paned ette kellaaja, kas või võtad selle aja serverist, paned reaalaja kellale programmiselt selle ette ja siis see reaalaja kell ise hoiab kellaaja õigena ESP jaoks. Ehk et ESP teeb põhimõtteliselt ühe päringu, salvestab selle reaalaja kella, annab selle reaalaja kellale ja siis reaalaja kell ise tegeleb sellega, et ESP jaoks hoida kellaaeg kuupäev õigena. Et, ja siis sealt tuleb see juhtimissignaal ikka samamoodi juba, on ju. On olemas ka hämarandurid, mille järgi saab siis ka näiteks valgustust juhtida või siis ruloosid, kardinaid juhtida, et kui näiteks väljas läheb pimedaks, pane mul kardini ette, võib-olla pane mingid väiksed tuled toast põlema, mis iganes. Et kuna leedid tarbivad tänapäeval suhteliselt vähe voolu, siis saab ka selliseid asju teha. Miks ka mitte mingisugune RGB leedi riba näiteks tuppa paigaldada, mille juhtimine käibki juba läbi ESP, on ju, et sellisel juhul ei ole ka vaja 230 voldiga midagi teha. Aga saab päris huvitavaid asju juba ära lahendada. Saab siis ka kasutada, ütleme, spetsiaalseid lüliteid ESP jaoks, mis iganes ühesõnaga sõltub siis rakendusest, et mida teha tahetakse. Selle järgi saab ka välja valida, ütleme, et milline lülit oleks siis nagu sobiv, et mingisugust ESP
sisendit siis lülitada, on ju. Et või siis telefonis vastavat rakendust, kuna telefon on suured tõenäosusega nagu nii samas wifi võrgus, nagu on kõik need muud asjad või pruugib olla vähemalt siis samas võrgus nagu need muud asjad, siis telefoni rakenduses lihtsalt vajutud ühte nuppu ja midagi jälle toimub automaatikas. Ja saab ka teha erinevaid kombinatsioone mitmest erinevast lahendusest, et jällegi, et kujutlusvõime on piiriks, ütleme nii. Et siin ei ole nagu ühte konkreetset lahendust. Need lahendusi võib olla igal ühel kodus täiesti erinevaid, et erisused tulevad nagu nii konkreetsest kodust ette ja nii on. Jah, mina olen siis toonud kardinate juhtimiseks välja sellise mootori, see on harjavaba mootor. Tema eelis lihtsalt on see, et ta on üsna töökindel, peab kaua vastu, aga tema puhul tuleks siis näiteks kasutada lõpulüliteid, et mootori üritaks siis kardinat kaugemale lükata, kui ta tegelikult käima peaks. Ja lõpulülitid või käigulülitid on samamoodi internetis üsna lihtsalt saadavad ja nende kasutamine ei ole ka tegelikult mitte midagi väga keerulist. Saab kasutada ka sammootorit, aga sammootorite puhul on lihtsalt see miinus, kui jätta nüüd käigulülitid välja, siis kui tekib nüüd olukord, kus näiteks impulss on antud rohkem, kui sammootor neid tegi, siis ei lähe kardin lõpuni ette või siis jällegi ütleme, sammootor astub rohkem samme, kui impulsse tuleb, siis võib ta hakata jälle midagi ära lõhkuma. Et pigem kasutada käigulüliteid just lahenduse või siis selle asja turvamise jaoks, et midagi ära ei lõhutaks, aga noh, kui oluline see on omaette küsimus, on ju. Et ruloo puhul, ütleme, kui keerata üle, siis pahatihti on see, et ruloo hakkab teistpidi tagasi üles liikuma ja noh, ei ole just väga hea, aga midagi nagu väga hullu ka ei juhtu. Ja lõpetuseks, mis me siis tegime? Käisime läbi siis veel mingisugused viimased seadmed nagu aegrelee ja programmkell, mida saab kodus ära kasutada mingisuguse lihtsama automaatika tegemiseks. Iseenesest ei ole nad midagi väga keerulist, aga saab päris huvitavaid asju juba kokku keerata nende pealt. Ja siis käisime üle ka mingisuguse lihtsama koduautomaatika süsteemi, kus meil on juba mingid jälgimised ja mingid lihtsamad juhtimised ka juba olemas, et sihukene variant oli. Ja tänan vaatamast.